Head kaasteelised, Eesti Vabariigi õiguskantsler Indrek Teder istub siin saalis, nii et teie lahkel loal mina esindaksin ühe riigiõiguse asjatundja, Tartu Ülikoolis riigiõiguse professori, ametit pidava inimese positsiooni ja need näited või mõtted, mida saan teile esitleda, on suures osas pärit minu tööst, mis on kõik selle riigiõiguse ja seadustega olnud seotud. Ja tõesti räägiks peamiselt ühest asjast, ehk siis sellest, kuidas avalikus sektoris kokku hoida, selleks on üks suurepärane koht, võimalik on massõigusloomes oluliselt tagasi tõmmata. Veel enne aga tahtsin tänada eelnevaid ettekandjaid suurepäraste ettekannete eest, sest hea ettekanne, nagu me teame, paneb mõtlema, veel parem vaidlema ja mulle tundub, et täna on juba kõlanud suurepäraseid ettekandeid. Vaid paar remarki eelnevate mõttearenduste kohta. Äkki võib mõelda ka nii, et struktuur ja struktuuri muutmine ei muuda elus midagi. Muudab inimene. See, kes oskab, see, kes tahab, see, kes julgeb, see, kes võtab vastutuse. Äkki peab pigem küsima, kas struktuur teinekord või teatud bürokraatlikud reeglid, millele on ka eelnevates kõnedes viidatud, hoopis segavad selle tegemist, mida on vaja teha kohe ja mida on vaja teha hästi. Kui räägitakse sellest, et peaministri juurde saab luua ühe keskuse, kust siis jagatakse käsud kätte maksude kogumisest, maanteede korrashoiu ja perearstipunktideni välja, luuakse visioon ja strateegia, küllap see on hea mõte, aga enne selles suunas tõttamist tasub korraks mõelda, et ega see ei tähenda, et meie valitsuse sisse luuakse veel üks teine valitsus, võetakse tööle veel terve hulk ametnikke, kes loovad endale kontrolli illusiooni sellel teel, et nõuavad täiendavaid aruandeid, muutuvad täiendavaks filtriks, kellega tuleb kõike kooskõlastada, kellelt tuleb küsida, korraldavad veel koosolekuid, kuhu jõutakse hilinemisega, et rutatakse minema varem, olemata mõistagi paberitesse süüvinud. Nii et tasub uurida. Kõlas ka väga õige mõttearendus tippjuhtidelt, et koostöö vist ei suju õige sageli Eestis sellepärast erinevate asutuste vahel, et iga asutus on programmeeritud täitma mis maksab oma eesmärke ja sõltuvalt siis südametunnistusest võib-olla pisut panema jalga taha teistele. Seda tasub meenutada sellepärast, et veel 12 aastat tagasi, 15 aastat tagasi suure hooga üritati täita New Public Managementi eeskujusid käsulaudu. Tõsi, nad olid mujal juba selleks hetkeks üsnagi läbi kukkunud, aga Eestis leiti silmades ärades, et see on suurepärane tee. Nüüd neid vigu parandatakse kõikjal ja tuleb parandada ka Eestis. Ja sellepärast võib-olla ärgem häbenegem teha Eestis asju nii loogiliselt ja nii hästi, kui me vähegi oskame, täpselt nii, nagu Eestile võiks sobida. Toomas Tamsar ütles mu meelest kuldsed sõnad, et loobuda tuleks toimekast lugelemisest ja mikromanagementist. Kui tohib lisada, siis riigiõiguse vaatepunktist loobuda võiks ka turvalisest askeldamisest jõukohaste tegemistega. Olemegi selle küsimuse juures seadused, kellele ja milleks. Ja nagu öeldud, püüan esitada mõned mõtted, mis riigiõiguse valdkonnas tegutsejal võivad tekkida. Ja vaevalt, et need on kõige õigemad, küllap on ka hoopis teisi mõtteid, nii et loodan vähemalt mõtteainet pakkuda. Head sõbrad, ka seadus iseenesest ei muuda elus mitte midagi. Vähemalt paremaks mitte. Elus tulevad muutused ikka siis, kui seadust täidetakse. Seadust, mida ei täideta, mille täitmist ei saa mõistliku kuluga kontrollida ega kontrollitagi, ei ole tarvis. Pigem on ta kahjulik, sest ta murendab seaduse autoriteeti ja õiguskuulekust tervikuna. Kas pole piinlik teada, et mobiiltelefoniga autoroolis rääkida ei tohi? Ei tea küll täpselt miks, sest väikse lapsega üksinda autos sõita näiteks võib, jumal tänatud, ja samal ajal kihutab sinust mööda politseinik, kes just räägib mobiiltelefoniga ja juhib teise käega kangelaslikult ja kiiresti autot vilkur peal. Ja eks siin võib tuua ka selle näite, et kui tõepoolest usutakse, et iga
rahumeelse piknikulise kõrvale peab ilmuma politseiametnik, kes temale väikese õllepudeli eest trahvi välja kirjutab, no hea küll. Alustades normihierarhia tipust ehk siis põhiseadusest. Võib-olla natuke üllatav mõttekäik, aga kui põhiseadusel on midagi viga, siis meie kehtiva põhiseaduse viga on kohatine ülemäärane detailsus. Ja väga hea oleks, kui selle põhiseaduse korrastamise või ümberkirjutamise või asendamise tuhinas seda viga ei süvendata. Ei kirjutata põhiseadust veelgi üksikasjalikumaks. Jah, tõsi ta on. Põhiseadus on kirjas linnakohtuid pole meil ammu enam, kohtureform on toimunud. Ega liigitust, asutused, ettevõtted, organisatsioonid pole samuti. Ja see 20 päeva reegel, millele siin viidati, jah, eks ta omal ajal sinna kirja sai. Võib-olla ma eksin, aga ükski nendest probleemidest elu ei sega, see ei põle käes. Põhiseadus ei ole kodanikuõpetuse õpik, vaid Eesti riigi eesmärkide, riigi ja inimese suhte ja väärtuste ja koostegutsemise põhimõtete kogumik. Kindlasti võib põhiseaduse ümber kirjutada, ent siingi ehk oleks mõistlik asetada saadav kasu ja tekkiv kahju ausalt kaalukausile. Ei uus põhiseadus ega põhiseaduse korrastamine ehk ei peaks olema omaette eesmärk. Uut põhiseadust on päris kindlasti vaja, kui me tahame muuta Eesti eesmärke, riigi ülesehitust, ka siis, kui Euroopa Liit peaks oluliselt muutuma, kui tahame muuta väärtusi. Aga normitehnilise ilu nimel, jah, võib ümber teha, aga ikkagi olukorras, kus põhiseadus on hästi teeninud, teenib ka praegu, olukorras, kus tarku päid, töötunde ja raha on tegelikult napilt käes, aga seda, mida on tarvis teha, on palju. Et siis tuleb kaaluda, kas ilu pärast millegi ümber tegemine on see, mis teed minna. Eks need, kes valitud ja seotud, otsustavad. Seaduste juurde. Maksuseadused, sotsiaaltagatisi määratlevad seadused, jäätmeseadus, ravimiseadus, planeerimisseadus, ehitusseadustik, 100 seadused. Need on mõeldud konkreetselt õiguste ja kohustuste määratlemiseks. Seal on olukord teine. Seal peab olema väga täpselt teada, kes, kuna, millal, mida peab tegema ja mis juhtub, kui ei tee. Ja lisaks oleks hea, kui sellele, et ei tee, järgnevad meetmed, mille järel isikud, kes seadust täidavad, saavad aru, et nemad pole mitte lihtsalt lollid, vaid ausad inimesed. Aastal 2002 oli suures osas Eesti õiguskord üles ehitatud. See, mis 92. aastal oli puudu, oli 10 aastaga ja Jüri Raidlal tundub, et on selle 10 aasta reegliga vägagi õigus olemas. Ja nõnda äkki on ikka nii, et ükski seadus ei tohiks Eestis täna enam olla omaette eesmärk. Ja ometi on. Tahtmata siin reeta omad sunfti ehk siis juristide huve ja väärikust, julgeks ikkagi öelda, et jurist ei ole arhitekt. Jurist on käsitööline. Sisutundjad annavad materjali ette ja jurist peab selle valama kvaliteetse normi kujusse. Juristi diplom ei asenda Riigikokku valimist ja ei anna ka automaatselt oskust lahendada kõiki probleeme maksustamisest, ettevõtluse aluste ja meditsiini üksikasjadeni. Ei anna. Ühiskonnas soovitava muudatuse disainivad ikka kõige edukamalt eriala inimesed ise. Arstid, haridusteadlased, ettevõtjad, planeerijad, nemad on arhitektid. Demokraatlikule riigile omaste institutsioonide kaudu mõistagi. Niisiis, seadus ei ole eesmärk, seadus on vahend. Üks võimalik vahend selleks, et ühiskonnas kutsuda esile muutusi. Loomulikult tuleb vastavalt elulisele vajadusele kogu aeg mõnda seadust muuta. Nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Piltlikult. Selleks, et parandada kraan või vahetada katki läinud pliit, ei ole tarvis kogu maja remontida.
ega tilkuvat kraani senini kannatada, kui kogu maja remondiks raha koos. Aga mis meil on juhtunud? Ehitustandril jätkates hädavaevu on tolm langenud, värvihais väljas, elanikud sees, kui juba leitakse logisev ukselink ja murraga aknaklaas ja jälle läheb tervikremont otsast peale lahti. No, mõtleme kas või sellesama planeerimisseaduse peale, millest siin palju juttu oli. Normitehniliselt ilus. Aga kas ta sisuliselt erineb sellest seadusest, mis just 5 aastat tagasi kehtima hakkas? Ei erine. Ja kui te küsite planeerijate käest, kas miski läks paremaks, ei läinud, halvemaks läks. No, kindlasti on seda laadi tegevusest kasu ka. Ikka neile, kes kogevad loomisrõõmu, õpivad ühiskonda tundma seadust kirjutades ja kasseerivad raha. Olgu siis palga, lepingu või koolitustasuna, kui siin seaduste juurde tagasi pöörduda. Aga ometi peaksid ka need eurod minema täie ette ja tundub, et praegu alati ei lähe. Et kui te olete nõus, et seadus on vahend, siis miks näiteks tuleb äriseadustikus kiiresti vajalike muudatustega, mille oskaksite teie ilmselt siin ukse taga kohe postitada või Toomasele postkasti saata, et miks peab nendega ootama 4 aastat, kuni tuleb suur uus äriseadustik? Miks ei võiks kohe ükshaaval vajaduse tekkides neid probleeme ära lahendada? Unistus vigadeta ja üleni kooskõlalisest õiguskorrast ja täiuslikkusest iseenesest ei ole ju halb, aga selle unistusega on see viga, et ta lihtsalt ei täitu. Ja selle vägisi täita püüdmine on ühiskonnale hirmus kulukas. Ja see kulu tuleb paljust sellest, kui me jätame kõrvale nende ettevõtjate ja ametnike töötunnid, närvikulu, energia, kes on seaduse tegemisest puudutatud, siis kulud tulevad ju sellest, et seadusest peaksid inimesed teada saama, ehk siis tuleb informeerida, seadusest tuleb aru saada, tuleb koolitada. Ametnikud, kohtunikud, tohutu hulk inimesi, kes erasektoris peavad seda seadust täitma, siis tuleks lasta rakenduspraktikal koguneda, pean silmas nii halduspraktikat ametnike vahendusel ka kohtupraktikat, ja alles siis saab öelda, et on saabunud mingi stabiilsus, mingi kindlus ja seadust on lihtne ellu viia. Aga jällegi me näeme seda, et kas riigihangete seadus, planeerimisseadus, mis tahes teine seadus, vaevalt on jõudnud Riigikohtust esimesed 10 põhjapanevat lahendit tulla, kui juba kuuleme, et uus tervikseadus on taas tulemas. Et ehk siis seesama Riigikohtu praktika muutub suures osas kasutuskõlbmatuks nii advokaatide seadust siis ametnike või ettevõtjate, teiste eraisikute poolel täitjate jaoks, hakkab kogu trall peaaegu et otsast peale. Ja sellepärast julgen tõesti väita, et seadus, mida ei ole hädasti vaja või siis mida on vaja, aga mis ei toimi või siis mida ei saa mõistliku kuluga täita, tekitab nii materiaalset kui moraalset kahju, asjatut ebakindlust, närvipinget, kohtukulusid ja see on üks koht, kus on avalikus sektoris päris hõlpsalt võimalik kokku hoida. Vabariigi presidendi kärajatel 6 aega tagasi tõi Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher minu meelest päris häid näiteid elust enesest. Ja üks neist oli selline, nüüd mälu järgi taastades, et miks see ikka peab olema nõnda, et kui liikluses toimub tavaline pleki mõlkimine ja selle õnnetuse osalised ei saa omavahel kokkuleppele, peab vilkurite särades kohale sõitma politseinik. Et kui me lennujaama turvakontrollis oleme usaldanud julgestusalase läbivaatuse näiteks erafirmale, et miks ei ole võimalik selles küsimuses välja õpetatud, treenitud, varustatud politseiniku töötundi säästa. Et miks seda tüüpi asjadega on nõnda sageli, et aastaid räägitakse, et selline pisike probleem on, aga tihtipeale ei otsustata ühte teistpidi. Ei otsustata seda, et tuleks midagi muuta, ega sedagi, et on mingi hea põhjus, miks seda vajalikku muudatust mitte ära teha.
Või teine näide, linnad ja vallad teeks meeleldi koostööd, et näiteks 5 valla peale 3 inimesega korrakaitseüksuse. Sest paljudel juhtudel, nii nagu Eesti Koostöö Kogu on oma analüüsides kindlaks teinud, on ühe teenuse osutamiseks mõistlik koostööpiirkond hoopis erinev praegustest vallapiiridest, sageli ka maakonnapiiridest, ja need piirkonnad on teenuseti erinevad. Ehk siis igal juhul oleks tarvis võimalust moodustada ühiseid ametiasutusi. Tänasel päeval peab ütlema, et vallad on leidlikud, on lahendus leitud. Et näiteks ühel juhtumil ongi nõnda, et 5 valla peale on 3 korrakaitseametnikku, igaüks neist on 0,2 koormusega valda tööle võetud, valla piiri ületamisel käib krõpsuga käise peale teise valla embleem, võetakse teise valla sümboolikaga blankett ette ja minnakse korda kaitsma. Samal ajal kui väikese lihtsa kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatusega oleks võimalik asi ära lahendada. See muudatus peaks olema kuskil menetluses, kuigi sisuliselt tema vajalikkuses vist ei kahtle keegi ja tema sisu oli ka valmis juba kuid tagasi. Muidugi võib öelda, et me ootame kohaliku omavalitsuse reformi juba 20 aastat. Aga sellest hoolimata äkki selle praktilise probleemi ikka võiks ära lahendada. Ja nüüd abstraktsele targutusele lisaks ka mõned soovitusliku iseloomuga mõtted. Ma arvan, et uue seaduse tegemine kui eesmärk iseeneses ei peaks tegelikult pälvima ei poliitikute ega valijate toetust. Koodeks, uus ilus seadustik ei ole Anno Domini 2015 Eesti Vabariigis saavutus. Elu paremaks muutumine on saavutus. Tihtipeale on uus bürokraatlik kohustus, uus norm ja uued ametikohad hoopiski takistuseks. Vastupidiselt mõnikord väidetule ei õigusta Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine kehtivate seaduste ümber ja ülekirjutamist. Seda ei ole vaja. Ka eurodirektiivides, mis tuleb üle võtta, on oma sisuline eesmärk, selle eesmärgi täitmiseks on erinevaid vahendeid ja nende vahel tuleb teadlikult valida. Koodeksi kirjutamist need ei nõua. Ja jällegi olles praktikat jälginud, tundub, et pahatihti kasutatakse direktiivi ülevõtmist kanderaketina selleks, et viia orbiidile üks ports asendustegevuse produkti. Ammugi ei kõlba järjekordse uue seaduse põhjenduseks see, et kuskil teises riigis on mingi asi teistmoodi. Las ta olla. Ka teised riigid teevad vigu. Ja Eesti iseseisvuse mõte suures osas ongi see, et Eesti lahendab oma küsimusi nii, nagu Eesti arvates on õige. Nii, nagu Eestile kõige paremini sobib. Ja seegi on riigireformi debatis õige sageli kõlanud, et Eesti vajab niisugust riigihaldust, niisugust kohalikku omavalitsust, mis sobib nagu rätsepa õmmeldud pintsak. Mulle tundub, et vajaliku ja kvaliteetse seaduse tegemine võiks välja näha umbes nii. Esiteks probleemi tuvastamine. See tähendab ühiskonnas oleva probleemi tuvastamine. Õige harva on tegu normitehnilise probleemiga. Enamasti on need normitehnilised probleemid tõlgenduse ja kohtupraktikaga ületavad, nii et me peame küsima, et millised huvid vajavad tasakaalustamist, milliseid vajadusi ja võimalusi tuleb paremini reguleerida. Probleemi saab tuvastada üksnes nendega, kes on igapäevaselt asjas sees. Teie siin, kindlasti kohtunikud, advokaadid. Et probleemi ei ole võimalik tuvastada võrreldes Eesti seadust mõne teise riigi seadusega. Teiseks, lahendusvariandid. Ka sellele on viidatud, et sageli ei ole parimaks lahenduseks uus seadus, vaid hoopis näiteks koolitus. Mõnikord inimesed lihtsalt ei oska seadust õigesti täita. Võimalik on praktika suunamine. Vahel ei ole raha selleks, et seadust täita ja sel juhul ei aita uus seadus ka. Ja alles viimasena võib kaaluda seda, et äkki oleks vaja uut õigusnormi. Kolmandaks, lahendus ise. Lahendusega on nõnda, et ta peaks enne kõike praktikas toimima. Ja siin on mõned retseptid, mis aitavad hästi selgusele jõuda, kas toimib või toimi. Esiteks saab küsida, et mis juhtub, kui normi ei oleks.
Mis oleks juhtunud siis, kui see norm oleks olnud sellesama probleemiga, mille lahendamiseks seda normi püütakse kehtestada? Siis tasub küsida, et kuidas seda seadust kuritarvitada saab. Et pahatihti just selle lahenduse toimivus jääb suures õigusloome tuhinas läbi mõtlemata. Sinna ideelust enesest. Küsin ühe konkreetse seaduse tegijalt, puudutas just ettevõtjaid, et kuidas selles ja selles olukorras, 5 küsimust, ettevõtja peab toimima teie seaduse järgi. Läheb päev mööda, 2 päeva, 5 päeva. Vabariigi presidendile seaduse väljakuulutamiseks nõu andmiseks on aega 14 kalendripäeva. Ja siis saabub vastus. Ega täpselt ei tea, et mida see ettevõtja siis peab selle seaduse järgi tegema. Küll loksub ise paika. Minu vastuse peale, et nii vist ikka ei saa, et kui mittetäitmise eest inimesi karistatakse, et nad saavad väärteo või koguni kuriteo eest karistada ja see võib nendel ettevõtjatel elu pärast päris põrguks teha, et ei saa enam riigihangetele ja nii. Ega need maksuametnikud vist kohe ju karistama kah ei hakka. Ja siis saad aru, et miks ettevõtja teinekord õigusloome peale kuri on. 4. Kui lahenduseks on valitud seadus, siis selle seaduse menetlus võiks võib-olla säästa kõikide osapoolte aega senisest rohkem. Õige sageli vaatad neid kooskõlastustabeleid, mis Riigikogus menetletavate seaduste juures on, ja siis näed, et inimesed on kulutanud palju töötunde, palju energiat selleks, et avaldada arvamust ja vastuseks saanud midagi, mis vist viitab sellele, et seda vist ei arvestatud. Miks? Täpselt aru ei saa. Ja lõpuks rakendamine. Nii nagu öeldud, seadus on vahend, temast on kasu ainult siis, kui ta teeb elu teeb paremaks, kui teda täidetakse. Selleks, et seadust täita, peab aru saama, milles seaduse iva on vaja koolitust, informeerimist, harjumisaega. Muide, kõik need 5 põhimõtet on tegelikult erinevates dokumentides kirjas. Sellised õigusloome juhised, kaasamisjuhised on olemas. Küllap tasuks uurida, et miks need asjad niiviisi ei käi. Kokkuvõtteks, et kui me tahame avalikku sektorit koomale tõmmata, siis üks koht, kus ei nõua ohvreid, on seesama massõigusloome kõrvalejätmine. Sest see on väga tugev ressursikulu. Ressursikulu pole mitte ainult avalikus sektoris, vaid ka erasektoris. See töötundide hulk, mis hädavajaduseta seaduste tegemata jätmisel vabaneks, on muljet avaldav. Ma ei tea, kas härra riigikontrolör tahab need tunnid kokku arvata, vaevalt, et see tulemus suurt rõõmu teeb. See on koht, kus kokkuhoid on võimalik ja elu läheb paremaks pealegi. Üks lihtne kontrollküsimus, mis juhtub, kui mõnel aastal Riigikogu ei võta vastu ühtki seadust peale riigieelarve seaduse ja direktiivide ülevõtmiseks vajalike, konkreetsete, täpselt sihitud seaduste. Et mis juhtub? Tänasel päeval õnneks midagi halba ei juhtu. Läheb paremaks pealegi. Ja lisaks jääb hulk töötunde vabaks, millega on võimalik ära lahendada neid probleeme, mis tõesti põlevad käes, mille lahendamine ei ole tõenäoliselt mugav, ei ole lihtne, mis nõuab leidlikkust, riski ja vastutust, aga mis teeks elu paremaks. Niisiis, Riigikogu ei pea tootma seibe, millega kellelgi pole suurt peale hakata, koormavad vaid keskkonda. Aitäh!